sa vaatad Beauty with Kerli videot ja tänases videos teen ma selle päris roosaka meigi. Nimelt siis tellisin ma märtsikuus lõpuks ära Korea meigitooted ja ka mõned näohooldustooted. Tänases videos ma näitan ka teile neid tooteid, katsetan neid esmakordselt, kannan neid peale, kasutan siin ka loomulikult brausipinsleid. Tere tulemast tagasi, ma tean, et natukene pikk vahe on jäänud, aga ma millegipärast kahtlustan, et järgmised kuud saavad olema sellised, et tuleb umbes üks video kuus. Ma olen juba eelmise aasta lõpus tahtnud siis tellida ja katsetada Korea meigitooteid. Loomulikult, kus ma neid nägin, TikTokis, nagu kõik ka täna on ju. Sealt jäid mulle silma mõned sisuloojad, kes tegid nende toodetega meiki. Ma ei ostnud tooteid selle järgi täpselt, aga ma lihtsalt suundusin tänu nendele videodele siis lehele, kus neid asju saab tellida, kus on selline huvitav valik neid. Ma kindlasti panen siia kõrvale ka näiteks jooksma selle lehe. Ma tellisin siis 9 meigitoodet ja 3 näohooldustoodet ja ma panen siia kõigepealt siis jooksma klipi, kus ma proovin neid näohooldustooteid ning siis hakkame tegema juba meiki. Tere hommikust! Ma olen veel täiega unine, aga on aeg teha oma hommikune näohooldusrutiin ära. Mul on siin uutest toodetest siis näoessents ja mul on siin silmakreem, mis on siis musta riisi ja pakuchuuliga. Ja pakuchuul on retinooli alternatiiv siis. See peaks aitama peente joonekeste vastu ja üleüldiselt muutma seda silmaümbrus säravamaks ja nooruslikumaks. Ja kolmas uus toode, mis mul on, mis on praegusel ajal hästi vajalik igapäevaselt, on siis SPF 50 kreem, jälle firmalt Beauty of Chosen ja see on suhteliselt kuulus toode TikTokis. Ja ma proovisin seda tegelikult juba eile peale panna ja mulle meeldis see. Ja ma panen ka siin oma muud asjad näole, sest ma tahan ka näha, kuidas need toimivad mu teiste toodetega. Näoessentsist alustan ja näoessents on selline toode, mida Korea nahahoolduse fännid kasutavad palju. Mina ei ole näoessentsi varem kasutanud niimoodi. See näeb siis selline välja. Kas sa panedki seda esimese sammuna oma näole, see on kõige õhem, see läheb väga hästi sisse sinna. Loeme siit, mille jaoks ta siis hea on. Siin ei ole seda kirjas. Aga tooted on ilmselgelt suunatud ka siis läänemaailmale, ehk siin on alati kõik inglise keeles kirjas. Ja ma panen siis hiljem äkki juurde, mida see konkreetne näoessents mulle andma peaks, aga igatahes kui ma tutvusin nende toodetega seal lehel, siis tundus hea kraam ja seda oli palju kitsatud. Ta on ilusasti selle fooliumiga kinni siin ja ma lihtsalt kannan seda oma peopesse ja sealt siis näo peale. Tuleb siit tilkada kenasti. Tal ei ole mingit lõhna, aga see võiks olla ka selline värskendav, elustav, niisutav ja imendub väga hästi nahka sisse praegu. Lõhna jätkuvalt pole, mis on pigem tore, sest kellel on tundlik nahk, siis saab ka seda julgelt kasutada. Ja ma kindlasti annan mõne nädala pärast äkki siis oma Instagrami stoorides tagasisidet, et kuidas need mulle pikaajalisemal kasutamisel tunduvad. Järgmisena võtan silmakreemi. Tavaliselt kannan silmakreemi enne näokreemi peale. Kuidagi on niimoodi kujunenud harjumuseks. See näeb siis selline välja. Ja kontrollisin üle, et kõik tooted oleks ikka Koreast toodetud, et ma saaksin selle kogemuse, mida ma tahtsin saada. Ja see tundub ülipõneva pakendiga olema. Tal on väikene pump siin ja mulle räigelt meeldivad kõik tooted, mis on pumpadega. See on minu arust nii mugav. Selline näeb ta siis välja. Jällegi lõhnatum. Ta on selline veidi keeljas, ma ütleks. Et vaatame, kas ta on piisavalt niisutav minu jaoks. Mulle meeldivad sellised hästi tugevad niisutavad silmakreemid. Tavaliselt need keeljad. Ütleme niimoodi, et ma tunnen, et nagu terve päeva jaoks ei jätku seda niisutust. Nii, kuna näokreemi ma ei tellinud uut, siis ma kasutan seda, mida ma praegu kasutan. Ja mul on siin Sunday Riley CDO C-vitamiiniga näokreem, mis hakkab ka otsa saama. See on selline proovipakend ja see oli väga-väga hea näokreem. Ma küll ostsin endale juba järgmise kreemi ära kaubamajavasturallilt. Ostsin jälle Kihtsi Ultra Facial Creami, mis on ka üks mu selline pikaajaline lemmik ja suviti sobib mu nahale väga hästi. Aga kui ma tunnen, et see Kihtsi oma jääb nõrgaks, siis ma ilmselt ostan selle uuesti, sest et see on väga-väga hea. Ta on niisutavam ja ma tunnen, et ta tõesti on mu naha natukene ühtlasemaks, natukene säravamaks teinud. Praegu see värk näeb
näeb kõik päris hea kokku välja, peaks mainima. Natukene lasen nüüd imenduda ja siis kannan peale ka selle SPF kreemi. Nii, kuskil siuke 4-5 minutit on möödas. Nahk on ikka mõnusalt särav, aga see SPF kreem peaks jälle selle uuesti veel säravamaks tegema. Ja eile, kui ma sellega peale kandsin, siis tõesti ma tundsin, et ta oli siuke üli weightless, ehk siis nagu ma ei tundnud teda oma naha peal, mida ma pigem tahan SPF-ilt, et ta oleks selline hästi õrn. Ja ma panengi ta kohe peale, sest ma tahan näha, kuidas ta meigi all toimib. Eile ma kandsin ta niisama, aga täna teeme siia peale meigina uute toodetega ja ka minu tavaliste põhjameigitoodetega, nii et hea näha, kuidas ta siis nendega koos töötab. Kui ma panen meigi peale, siis ma teda pärast uuesti peale kanda ei saa, aga selleks päeva esimeseks pooleks on kaitse olemas. Ja ma kannan ka siia kätele seda. Ta on praegu natukene kleepsukas, aga ma olen kindel, et see imendub sisse ja nahk näeb päris hea praegu välja. Minu arvates mu silmaalused, mis on paistes, aga need on lihtsalt natukene sellisest kehvast unest. Praegu tundub, et kõik tooted väga põnevad ja head, mis ma proovisin need 3 toodet. Mulle väga meeldib see, et neil ühelgi ei ole lõhna, mis on kindlasti suureks plussiks neile, kellel on tundlik nahk, tundlikud silmad. Nende puhul on tunda seda looduslikkust, aga samas kindlasti on siin ikkagi skeemiad ka. Mulle tundubki, et Korea kosmeetika on selline hea kombinatsioon nendest 2 maailmast, aga lähme siis juba edasi meigi juurde tagasi. Nii, sellest, kui ma siis kandsin peale viimati kõik need näohooldustooted on kuskil 25-30 minutit möödas. Kõik on mõnusasti imendunud, aga näonahk näeb päris hea välja. Kaamera teeb mu näonaha alati selliseks super laiguliseks, ma ei tea miks, aga reaalsuses ma olen päris rahul. Siuke nagu ülimõnus, niisutatud, aga samas mitte kuidagi rasvane. Ma ei tunne seda SPF-i mitte kuidagi enda näonahal, ehk siis ta on ka väga mõnus naha peal. Eriti kui sa pead mitu korda päevas seda peale kandma endale, kui sul on näiteks pikk päev väljas. Aga lähme nüüd siis asja juurde. Ja esimesteks toodeteks, mida ma siin katsetama hakkan, on Laovärvi paletid. Üks on siis selliselt firmalt nagu Clio ja teine selliselt firmalt nagu Romand. Neid oli päris raske valida, sellepärast et seal on ühel paletil nii palju värvivalikuid. Need swatchid või toonid on sellised suhteliselt raskesti mõistetavad, ehk siis oli teha seda valikut raske ja natukene panin pange sellega, et need paletid on suhteliselt sarnaste toonidega, et ma oleks võinud võtta ühe külmema paleti, teise soojama paleti. Üheks paletiks on siis selline, kus on ainult matid toonid ja mul ei ole selliseid toone väga, nii et ma olen päris rahul selle valikuga. Pakend ise on ka selline mõnus raske, et ei ole sellist odavat muljet, kuigi see hind oli väga mõistlik. Ma ütlen kohe, palju see maksis. Selle hind oli veits üle 20 €, mis on Laovärvi paleti kohta väga hea. Tal on sellised moovi, roosakad toonid siin üleval pool ja siis all on siin natuke ka selliseid pruunikaid. Üks on siuke täitsa külm toon, mis on ka väga hea lisand kindlasti. Tal on mingi selline kerge kosmeetikalõhn, aga mitte midagi sellist väga ebameeldivat tugevat. Ma alati nuusutan meiki, sellepärast et minu arust see ütleb kohe ära, kas meik on kvaliteetne või ebakvaliteetne. Praegu tundub okei. Vaatame, kuidas nad muidugi silmade peal hakkavad toimima. Aga siis see teine palett, siin on midagi põnevat veel lisaks. Korea meigi puhul ma olen tähelepannud, neile väga meeldib glitter silma peal ja pigem nad ei tee selliseid ülikontrastseid, ülitugevaid silmameike, vaid pigem teevadki õrnemaid ja siis lisavad seda glitterit sinna mõnusasti. Väga hästi pakendatud ja tada, see näeb siis selline välja. See on nüüd täitsa selline roosakas juba. Siin on üliägedad need glittertoonid ja siis väga ilusad matitoonid, et see tume siin ilmselt tõmbas mind nii nuusutamistest. Ei ole ka midagi veidrat, natuke tunnen plastikulõhnaga, see on võib-olla pakendist endast, sest et on täiesti siuke plastikuline, väga mõnus suurus. See toonide arv on täpselt ka väga hea, et ma näen küll, et ma saan igasuguseid meike selle paletiga teha, nii matte kui ka sädelevaid. Ja see toon siin tundub mulle nendest sädelevatest kõige ilusam, ma kohe tahaks seda katsetada. Nad ei ole ülitugeva pigmendiga, nad jätavadki sellise pigem wet looki ja õrnema tulemuse. Kui me juba hakkasime siin swatche tegema, siis ma proovin neid teisi sädelevaid ka. Nad on kõik suksed ikka hästi glitterised, no aga väga kihvt näeb välja. Ma kujutan seda ehk pigem suvel, natukene tumedam
tumedama nahatooniga ja siis üks on siin siuke hästi chunky glitter, no nendega mul on alati selline küsimus, et kuidas need toimuvad, aga praegu ta tundus väga kreemine. Oi, see on väga äge, no suvel kuskil üritustel, why the hell not, väga cool. Tal on ka sellised erinevates toonides need glitterid sees, aga samas on ta nagu selline läbipaistev, et sa saadki nagu topperina kasutada seda. Ja vaatame ka selle roosa üle. See roosa tundub, et see võiks olla kõige tugevam pigmendiga, aga ta on ka pigem siuke läbipaistev. See ei ole kuidagi negatiivne, see ongi Korea mingi eripärane, nagu ma olen aru saanud. Aga tundub, et need glitterid püsivad väga hästi, sest ta ei tule üldse kergesti maha. Aga nagu ma ütlesin, siis ma tahan katsetada koos oma tavapäraste toodetega. Ehk siis ma kannan nüüd peale oma peitekreemi siia laugudele ja hakkan sinna peale seda siis üles ehitama. Mina hajutan siis peitekreemi laugudele Brausi E01 pintsliga ja nüüd on küll raske osa, sest et ma pean otsustama, mida ma teen. Nii palju valikuid on ju. Ma võtan kõigepealt sellest Clio paletist seda heledat ja natukene teen neid ääri, mis ma tahan, et oleksid heledamad jälle selle E01 pintsliga. Pigment tundub väga hea, aga ta ei ole nii hele, kui ma arvasin, nii et väga kaugele ma temaga praegu ei lähe. Ma teen nende palettidega kindlasti veel TikToki videosid, et näidata veel mingeid erinevaid värvikombinatsioone, aga nüüd ma võtan E02 pintsli ja tahan teha sellise laiema hajutatud osad. Nüüd on küsimus, kas ma lähen sooja teed pidi või külma teed pidi. Ma tahaks täitsa proovida seda kõige keskmist tooni siin, see tundub selline väga hea transition shade. Wow. Nad on päris pigmenteeritud. Väga korralik pigment. Praegu tundub tõesti hea. Millega jätkata siis? Võtame siis vahelduseks sealt teisest paletist midagi. Teeme sellise natukene tumedama välisnurga ja ma võtan siit selle tooni. Ma mõtleks, ta on siuke nagu muted purple, ehk siis natukene nagu lillakat tooni, aga natukene ka pruunikat tooni, et sellise hästi maheda värvi peaks ta andma. Ja ma teen seda E03-ga. Väga palju ei taha lisada, nii et ma peamiselt töötan ainult pintsli otsaga praegu. Samamoodi jälle ma ütlen, et pigment on väga nice. Ja ütled teda kergelt ülesse poole. Tunnen, et need kaks tooni võiks veel omavahel ühendada, nii et ma võtan siit seda tooni, mis on siuke pigem natuke roosakas siis. Ja sellise tüüpilise Korea meigiga võrreldes see kindlasti ei ole väga tavapärane. Mõtleks, et ma arvan, et see pigem tuleb palju tumedam, kui nemad teevad, aga ma tahtsin ju toodet proovida, mitte seda stiili. Et selle stiili proovimiseks ma arvan, ma peaks täitsa mingi tutoriali endale ette võtma, et mitte teha neid asju täpselt nii, nagu ma ise harjunud olen. Nii, ma hajutan korraks veel E2 üle, kõik omavahel kokku ja nüüd lisame natuke mingit glitterit siit. Ma kasutan seda, mis mind kõige esimesena kõige rohkem intrigeeris, siis seda tooni siit. See on tegelikult ilusasti kirjas ka kõik selle nimi on Sunshine Pink. Ja ma võtan Brausi E05-ga seda ja see kaevus korralikult sisse, ehk siis nad on päris pehmed. See pintsel jäi ka päris suur kogus. Wow. Ma ütleks, et isegi pintsliga toimib see lauver paremini kui sõrmega. Ma arvasin, et on ilmselt vastupidi. Ma saan väga kenasti seda pigmenti siia sellega. Ja ma kannan seda suht kaugele. Peaaegu täitsa lao lõppu. No, mega ilus. Ja et natukene seda ripsmejoont tumedamaks teha, siis ma võtan veel E04-ga seda kõige tumedamat tooni ja kannan teda täitsa sinna ripsmepiiri äärde. Et lihtsalt pärast, kui ma ripsmed ära värvin, siis see ripsmejoon tundub natuke tihedam. Vaatame muidugi, kuidas nad püsivad päeva jooksul, aga praegu mulle väga meeldisid need mõlemad paletid, nii et soovitan soojalt proovida. Hinnad on ka ülimõistlikud võrreldes näiteks mingite Anastasia palettidega, mis ju on seal 50 € kandis. Ja vaatame ka, kuidas nad pudisesid. Võtaks, et suhteliselt väikene kogus. Ma ikkagist puhastan kreemiga silmaalused ära. Kui sa oled selline inimene, kes armastab enne oma põhjameigi ära teha kui silmameigi, siis nad ka ei tohiks sulle väga palju jama siia tekitada. Ei midagi hullu. Siia jäi rohkem ikkagi seda peitekreemi, mida ma peale kandsin. Ma kannan vahepeal peale oma jumestuskreemi ja oma kreembronzeri ja siis juba näitan teile edasi. Nii, ma tegin ära oma põhjameigi sellise alusbaasi, panin peale jumestuskreemi ja hästi veidi kreembronzerit. Ei hakanud kuidagi üle võlli panema, sellepärast et peamiseks staariks peaks täna olema need tooted siin. Need on siis vedelad põsepunad, mis on praegu üleüldiselt maailmas
hästi populaarsed. Sattusin siis sellise toote otsa nagu Juicy Bang Blusher. Võtsin 2 tooni. Jällegi see toonivalik oli päris keeruline ja päris paljud toonid olid ka välja müüdud ja nad näevad siis sellised nagu küünelakikesed välja. Ja kohe vaatame, mis konsistentsiga nad siis reaalselt on, sellepärast et praegu ma isegi kujuta ette täpselt, kuidas ma neid peale kannan, kas meigi švammiga või pintsliga. Ma olen siin 2 tooni siis. Üks on selline natukene tumedam roosa, teine on heledam roosa. Ma võtsingi selle eesmärgiga, et kui mul on näotoon natuke tumedam, siis ma saan seda kasutada ja kui on natuke heledam, siis ma saan seda kasutada. Aga vaatame siis kohe, mida ta endast reaalselt kujutab. Issand, see ongi nagu küünelakkaga. Wow, tal on mega magus lõhn. Väga cool. Neid ma tahaks ka täitsa isegi alguses käe peale proovida, mis pigmendi või mis nad teevad minu naha peale üldse. Mega ilusad toonid. Sellised on nad siis hajutamata. Vaatame, natuke proovin sõrmega hajutada. Nad lähevad hästi selliseks vesiseks, mis mulle meeldib pigem, et ei jää liiga tugevat efekti. Ja sellised on nad hajutatud. Üks on siuke rohkem virsikutooni, teine on rohkem siuke roosa, aga mitte kuidagi karju roosa. Nii, no väga põnev. Ma arvan, et ma kannan siia klaasalusele, kus mul jumekaski oli. Mis tooni? Panen mõlemad. Panen kõigepealt seda tumedamat natukene allapoole ja seda heledamat natukene kõrgemale. Ja proovin alguses švammiga. Teen siis natukene seda. Mulle meeldib see, et ta on suhteliselt märkamatu. Ta ei karju mulle näos kuidagi. Kindlasti seda saab üles ehitada tumedamaks. Vaatame, kuidas ta lähedalt tundub. No andis sellise blushi efekti küll, aga see kogus, mis ma siia panin, see kulus kõik ära praegu. Ja see konsistents, no see on maitseasi, et kellele meeldib kreemisem, kellele meeldib vesisem. Praegu mulle tundub see vesine täitsa mõnus. Üli kerge naha peale ja tundub, et ka selle brausi švammiga on seda väga hea peale kanda. Hajutab ilusasti sisse. See oli siis toonis, vaatame, mis on peale kirjutatud siia. Okei, siin ei ole neid toone, karpide peal on. Üks, see tumedam on toonis strawberry ja teine on toonis guava. Vaatasin, kas see guaval oli ka mingi läige sees ja sellel guaval on ka kergel läige sees. Ma arvan, et see jääb suhteliselt märkamatu, et kuna nad on pigem ikkagist vesised. No nii, nüüd nagu tuli isegi natuke rohkem pigmenti või siis mulle lihtsalt tundub, sest juba all on ka see pesepuna. Ja see kogu meik jääb täna suhteliselt roosaka vibe'iga, nii et seda võib juba arvestada ette. Nii, väga kena, mulle väga meeldib see konsistents ja selle hinna eest. See on mingi 6-7 euri. Muidugi sealt tellidest tuleb ka shippingu kulu, nii et kui tellite, siis tellige kas rohkem asju või kellega koos. Mina maksin, ma kohe ütlen, ma leian. Hetkel ei näe, aga esimese ostuga sai minu arust kas 10 või 15% alla, nii et natukene ikkagist võtsin. Läheme järgmise toote juurde ja loomulikult Korea meigis on palju põhjameigi tooteid, aga ma ei julgenud midagi jumeka asemele tellida, sest et toonivalik on keeruline. Neil on need cushion meigi põhjad siis, aga mulle tundub see veits ebahügieeniline. Mulle meeldivad kõik asjad, mis on pubaga, kuhu sa ei pane korduvalt ennast oma nahaga sisse. Nii et see cushion tundub minu jaoks natukene sketši. Aga mida ma sealt sain, oli üks peitekreem ja esmasel vaatusel võib-olla ei saa aru, aga tegelikult see on roosa ja sellel on siis selline säraandev efekt või kirgastav efekt ja väidetavalt on tal ka SPF 28 sees, väga huvitav number ja alguses jah, sa võib-olla ei pane tähele, et on roosa, aga kui ma panen oma tavalise peitekreemi siia kõrvale, siis on tegelikult näha, et on tõesti roosa. Panen seda veidikene siia alla, vaatame, kas ta annab mingit erksust juurde ja siis kann veidi peale oma tavalist peitekreemi. Okei, sellel on täitsa siuke meigigeimel. Wow, okei, see peaks korralikult brightening olema. Väga palju ei julgelt panna. Paneme natukene siia ka. Praegu on need roosad silmaalused populaarsed meigimaailmas ja ma tellisin ka endale hiljuti roosa puudri. Ma loodan, et ma saan selle ka selle nädala lõpuks kätte ja tollega ma ilmselt teen mingi TikToki video. Wow, okei, see on tõesti brightening, aga see on üllatavalt kattev. See meik siin on kindlasti kergelt minu sellisest mugavustsoonist ka välja minev. Natuke hajutan neid ääri siin, et nad liiga teravaks ei jääks. No ja vaatame, mis nüüd saab, kui ma panen oma tavalist peitekreemi siia peale. Kas see roosa efekt jääb või ei jää.
ma ei saagi nüüd aru. Ma peaks niimoodi proovima, et mul ühel pool on see roosa peetikreem all ja teisel pool ei ole, aga praegu tundub, et nagu natukene ikkagist on tavapärasest heledam mul see silmaalune ja I'm not mad about it. Päris kena näeb välja praegu. Aga vaatame, kuidas ta mul päeva lõpus on, et kas see on liiga raske kiht mu silmaalustele. Nii, tundub, et kõik on mõnusasti kokku hajutatud ja viimase sammuna kannan peale oma Narsi läbipaistvat puudrit. Vaatame, mis siis ta teeb. Tavapeetikreemi ainult kasutades mul on küll vahest see tunne, et ta teeb liiga tumedaks mu silmaalused. Et ma tahtsin midagi sellist kirgastavat ja praegu tundub küll, et efekt on täitsa olemas. Praegu päris raske öelda, mida ma sellest asjast arvan. Vaatame mõne tunni pärast, kuidas see asi välja näeb. Kuna ma bronzerit ei tellinud, siis ma panen oma Narsi Laguna puudrit veidikene, aga mitte liiga palju. Las ta jääb siuke blushi. Ja see vedel pesepuna on väga ilusasti näha. Vahepeal ma siin katsetasin mingisuguseid, siis nagu tundus, need kadusid täiesti ära. Aga praegu ma ikka näen teda. Aga lähme tagasi laovärvide juurde. Alumised on ju ka vaja teha. Ma tean seekord ainult selle paletiga. Võtan E03 otsa peale natukene seda lillat. Teeme sellega välisnurgad. No mega hea pigment lihtsalt. Siis ma võtan seda roosat ja seda heleroosat ja teen ülejäänud osa. Nii, ja nüüd for fun ma tahaksin proovida selle glitterit panna siia silma sisenurka. Ja kuna ma ei tellinud ka highlighterit, siis ma proovin seda kasutada highlighterina. Pigem proovin pressida ta siia kinni. Ta mängibki valgusega, ta ei ole üli obvious. Näeb väga lahe välja. Ma pean veel täna minema toimetusi tegema linna peale, nii et see saab huvitav olema, aga noh, ma panen prillid ette siis, kui keegi väga veidralt vaatab mind. Nii, aga nüüd vaatame, kuidas see highlighter asi mul õnnestub, kas ma saan sellega hakkama. Ma üritan siit seda võtta selle pintsli peale. See jääb väga glittery. No mingi efekti ma siit saan, aga tundub, et võiks setting spray'd alla lasta. Ja kui te teate mingeid väga häid Korea meigitooteid, mida peaks veel proovima, siis andke teada, sest et praegu mulle küll tundub, et sealt tuleb head kraami. Ma võiks kuskile festivalile minna juba. Tavaliselt ma ju selliseid highlightereid ei kasuta, aga üks asi on meil tegemata ja need on mu kulmud. Ma küll ennem kõik meiki tegin oma Anastasia Brow Grease'iga kulmud üle. Nüüd ma tahaks neid natukene ikkagist ka täita ja ma tellisin ka ühe kulmupliiatsi. See oli kõige soodsam toode selles ostukorvis. Tuudi Drawing Eyebrow kulmupliiats 2 otsaga ja ühel pool on hari, aga teisel pool on siis selline väikene kolmnurkne pliiats. Täidame sellega kergelt mu kulmud ära. Väga mõnus, ülihea toon, see on toonis Ash Brown. Ja sellist tüüpi pliiatsitega minu arust väga lihtne oma kulmud ära täita. Ta ei jää ülitugev, mis mulle meeldib. Proovime siis ka läbi kammida. Ja neil oli päris põnevaid toone sealt, selliseid täitsa hallikaid, kellel huvi, siis vaadake järgi. Peaaegu valmis, ma värvin nüüd oma ripsmed vahepeal ära ja siis lähme juba huuletoodete juurde. Ma värvisin ainult oma ülemist ripsmed. Minu arust nad ka väga tugevalt neid ripsmeid ei tee, nii et ma jätan nad selliseks. Aga läheme nüüd siis huuletoodete juurde ja ma tellisin 3 huuletoodet. Kahjuks, kui ma neid siin lahti pakkisin, siis ma märkasin, et see ikkagist ei ole Koreast toodetud. Kõik muu on Koreast toodetud, aga see oli toodetud Hiinas. Esimese asjana siis Etude Fixing Tint, ehk siis nende meigi puhul on suht populaarsed sellised huuletindid. Vaadake, kohe see välja juba näeb ja see on ka mõnusalt raske selline. Peaks olema siuke roositooni ning andma siis tindi mu huultele. Vaatame, mis ta siis jääb. Nad tundusid mulle kõik suht tumedad, natukene hirmus. Oh god, see ongi täiega tume. No vau, ma ei kanna üldiselt selliseid toone absoluutselt. Ma olen pigem täielik nude huulekandja, aga see on matt. Ma oleksin pigem tahtnud mingit läikivat asja, aga äkki see järgmine toode päästab mind. Ma ilmselt proovin seda ka natukene maha tupsutada, et ta natuke õrnemaks läheks. Aga see järgmine toode on väga laheda pakendiga. No vaadake seda. Lihtsalt glitter roosa manna unistus. Ja selle puhul on siis tegemist juba huulepalsamiga, aga ta peaks olema ka tooniga. Ja no see on päris hea. See on midagi sellist, mida ma igapäevaselt ilmselt kasutaksin. Ka väga huvitav lõhn, ma ei oska nagu, ma pole varem tundnud selliseid huuletoodete lõhnasid. Natuke nagu kirgastas seda värvi, nii et nüüd täitsa huvitab, mida ta naturaalse huule peal teeb. Väga mõnus, suke juicy. Loomulikult siia peale ka, aga seda ma piinsid kohe ära. Nii, ma sain seda huult natukene heledamaks.
ma võtsin natukene vatitikkudega seda huulepalsamit siis vähemaks sealt ja tupsutasin veel jumestuskreemi pintsliga üle. Ja nüüd on mul selline toon, mida ma reaalselt tegelikult tahtsin. Ja ma arvan, et see läheb mu emale, sest ma arvan, et talle meeldiks see toon palju rohkem. Ma ikkagi proovin selle huulelaikaga ära. Ma ei tea küll, kas see mingit efekti annab, aga põhjus, miks ma seda üldse tellisin, on selle aplikaator. Ta on siis selline silikoonist aplikaator, mis tundus mulle huvitav. Ta on päris mõnus siuke maguslõhn. Vaatame. Jäi väga mõnus. Juicy. Selle põhimõte on see, sest selle silikoonist aplikaator, ma saan selle iga kord puhtaks pühkida, enne kui ma selle siia tagasi panen. Ma arvan, et see saab selliseks, mis randab lihtsalt mu käekotti ja hakkab minuga iga päev kaasa kandma. Et kui ma tahan natukene anda mingit sukest juicy huuleluuki endale, siis ma saan seda väga hästi teha. Nii, aga siis ongi valmis. Ma natukene näen endale võõras praegu välja, et see on siuke hästi-hästi roosa, millega ma pole võib-olla nii harjunud, aga mulle väga meeldib see silmameik, need laovärvid, kindlasti soovitan neid palette vaadata ja vaadata ka neid teisi toone, seal on tõesti mega suur valik. Põsemunal oli ka kindlasti lemmarid, ma hakkan neid kindlasti igapäevaselt ka kasutama, ma tahan ka proovida, kuidas need on ilma jumestuskreemita näiteks, siis otse naha peal, et anda natukene sellist tooni näole lihtsalt juurde suvel näiteks. Nüüd mul on küsimus selle peitekreemi osas, ma tahaks seda veel mõned korrad proovida. Praegu mul tunduvad lihtsalt mu silmaalused natuke kuivad, aga ma tahan võib-olla proovida miksida teda kokku selle oma tavapärase peitekreemiga, et mis ta siis teeb. Proovida ka teda mõnikord äkki täitsa üksinda kanda, et kuidas see silmaalune siis välja näeb. Siis praegu ma ütleks, et see kirgastav efekt jäi suht nõrgaks ikkagist, aga ma paningi ju siia 2 asja veel pärast peale, nii et see tõmbas seda efekti kindlasti vähemaks. Nüüd huuletoodete osas, neid 2 hakkan kindlasti kasutama, see näeb nii lahe välja lihtsalt. See oleks ka hea kingitus mõnele nooremale tüdrukule. Selle huuletindi osas vaatan, kuidas ta püsib, ikkagist mingi toon ju sellest mulle siia jäi, nii et ma joon täna päeva jooksul, vaatan, mis ta teeb, aga see toon lihtsalt jäi natukene tumedaks minu jaoks ja mulle tundus, et paljud nendest ongi sellised tumedamad, aga ma tean, et Korea meigi puhul tegelikult neil on ka need huuleõlid, mis on toonitud. Midagi sarnast tuli praegu Rare Beauty'l välja, aga ma sain aru, et tegelikult on ka Koreas sellised asjad, nii et võib-olla lihtsalt ma ei sattunud selle õige toote otsa enda jaoks. Ma katustan, et on ikkagi kvaliteetne ja väärt seda, et kui sul meeldivad huuletindid, mille sa paned hommikul peale ja terve aeg püsivad, siis äkki tasub ka seda katsetada. Nii, ma mõtlesin, ma tegin kiire video update'i oma meigist. Praegu kell on peaaegu 5 juba saanud, nii et olen juba mõnda aega selle meigiga ringi hänginud. Need laovärvid on ikka väga hästi püsinud. Huuletint on nüüd praeguseks maha kulunud ja ma unustasin tegelikult enne ühte asja näidata, sest et see oli lihtsalt nii pisikene, et jäi karpi. Ma tellisin siis ka Laneige Lip Sleeping Maski. See on, ma ei tea, maitse või toon berry, aga see on täielik bubblegum'i laks, nii et see tundub ka ülihea toode. Hea endaga näiteks kuskile kaasa võtta, siuke väga mõnus pisikene või siis lihtsalt proovida, sest et see päris suurus on päris kallis minu arust, mingi üle 20 €. Aga jah, lauvärvidega olen super rahul. Selline saigi see tänane video siis. Ma loodan, et teile meeldis vaadata, et te saite siit mingi põnevat infot. Video descriptionist leiate ka lingi sellesse e-poodi, et siis ise seal ka avastada neid tooteid. Järgmise videona tuleb tõenäoliselt vlog. Ma olen ju siin beebiootel viimast kuud ja ma olen päris palju selle beebit tuleku jaoks valmistunud. Ma mõtlesin, kas ma teen sellest eraldi video või mitte, aga ma mõtlesin, et ma teen ikkagist lihtsalt vlogi, kus ma näitan natukene seda teemat ja natukene ka mingeid muid asju. Ma hakkan ilmselt lähipäevil seda juba filmima, et tuleb selline väike kevadine vlog, kus on sees ilmselt natuke aiatöid, natuke beebi jaoks valmistumist ja võib-olla ka natukene mingit iluteemat. Ma peaksin siin saama lähipäevil järgmise paki kätte, et äkki siis selles vlogis ma näitan neid tooteid. Aga suur aitäh, kui sa vaatasid seda videot ja ma loodan, et näeme juba järgmises. Tšau!